press nüüd. Suruvad oma poole peale ja tagasi sööt. Ja Rauno Nõmmiko ja Karl Mööl lahendavad selle olukorra ilusasti. Mööl teeb väikse puute, lükkab palli Raunole ette ja mängivad hästi lahti. Rauno Tutk otsib, lükkab palli vahele, ilusti Kaalma jätab Einole ja Eino lööb postist mööda. Au ja kiitus Jõhvi fännidele ka, et siin kommentaatori ruumis küll heli nii hästi ei kostu, aga Jõhvi fänne on küll hästi kuulda ja 71 Matvei Minjajev viib mängu viigipunktideni. Karl Mööl kaotas palli, aga Saku sai kiiresti palli tagasi. Nii, Nõmmiko jalge vahelt Einole, Eino läheb löögile. Oi, milline pehme pall, lahtine väravaht teeb supertõrje. Lõikab palli vahelt ära. 3-2 olukord, pall on lahtine, Eino läheb löögile, lükkab ja värav. Väga kergesti, aga Zahharov jäi pikali maha ja hoiab põlvest kinni. Kas võib olla mingi tõsise? Kaalma Männiste kombineerivad. Männiste lükkab Kaalmale, Kaalma uuesti Männistele, Männiste ei lähe löögile. Nii, nüüd susab varbaga väga hästi Romanov. Poolek, täpselt sama pilt. Saku palliga Männiste, Tutk proovib kaugelt ja ei valmistanud see Romanovile suuri raskusi, küll ta palli ei püüdnud, palli ei lahkuks, Kaalma proovivad, aga palli kaotus, Oksar võidab palli Saku võistkonnale. Nii, Eino proovib peenelt ära lahendada Jõhvi mängijatest, nii lihtsalt läbi ei saa ja kohe ongi vastab Jõhvi sellega väravaga. Sööduandjaks 28 Riisen ja värava autor 71 Minjajev. Ja Eino proovib palli vahelt lõigata, ei õnnestu, Jõhvi säilitab palli, nii Jõhvil hea võimalus kasutada. Minjajev lükkab ilusa palli ette, ilusti vaba ja ei läinud sisse. Ei ole kummalgi võistkonnal täna need 1-1 duellid kergesti välja tulnud. Aga noh, proovima peab. Oi, kas siit annab kohtunik vea? Jaa, viga. See tähendab seda, et löög ja vära. Ai, milline valus pauk Saku võistkonnale. Pehme sööt ja palli kaotus, kas tõesti olemas 4-2. Sõjaplaan ei toiminud, ei lastud väga palju vigu sisse, et Sakule täna said saatnud rumalad vead.